Minu selja taga on Euroopa enim müüdavaim kastikas. Loomulikult on tegemist Ford Ranger Raptoriga. See on tõeline badass, nagu nad ise seda kirjeldavad. Kui ma vaatasin selle masina pilti, siis see tundus äge, aga kui sa näed seda autot päriselt, siis see on veel ägedam. Sellega on veel ägedam sõita ja loomulikult me sellest oma tänases saates juttu teeme. Ma arvan, et võib julgelt küll öelda, et Fordi perekonnas on kõige võimsam ja metsikum kastikas nüüd. Jah, oleme teda kaua oodanud, sellest on palju ajakirjandust räägitud ja nüüd on siis meil täna see olukord, kus meil on lausa Eestis olemas 2 autot. Raptor täna võrreldes siis selle eelmise väga populaarse modeliga ja täna muidugi müügis oleva modeliga Valtrackiga, mis on siin kõrvalt seismas, on tehtud siis valmis auto, mis on ka suuteline siis kiiresti raskel maastikul liiklema ja seda autot võib täna siis kasutada mitte ainult tööautona, vaid ka siis väga lihtsalt ka pereautona, elustiili autona, mis iganes. Ma just ennem naersin, et kui tulime siit uksest sisse, et tarbesõidukid, et tarbesõidukiks nimetada tundub seda nii jabur, et see on tõeline, tõesti näeb väga uhke välja. Et kui hakata näiteks siin välimuseltki vaatama, siis kõik asjad on nii hästi läbi mõeldud, alates siin nendest laienevatest porilaudadest ja astmelaudadeni välja. Kui me jälle võtame nüüd võrdluseks, siis täna enim müüdud mudeli, mis meil on tavareinsurile näol, ehk siis Valtrack, siis Raptori puhul on nüüd muudetud kõik totaalselt teiseks, kõik mis läheb nüüd küljekarbist allapoole. Ehk siis sillad on oluliselt laiemad, rööbe on siis autol oluliselt laiem kui tavamodelil, clearance on circa 5 cm kõrgem kui tavamodelil ja muidugi vedrustus. Et vedrustuse puhul on kasutatud siis taga ka sõltumatut vedrustust, on Fox Racingu amordisüsteem ja ütleme siis näiteks siis ka õõtsoovad on sepistatud valmis siis alumiiniumist, et andes autole siis seda vastupidavust. Ja ega küljeastmelauad, mis siin auto juures näha on siis kasutatud ka nüüd siis tehasevõitja täismagneesiumit. Ja muus osas on ta siis suht sarnane nüüd ka teiste modelitega ilmselt. Kasutusel on siis sama 2-liitrine biturbo turbodiiselmootor ja seda siis aitab edasi ilusti 10-käiguline automaatkäigukast. 10 käiku annab kindlasti täna selle eelise, mis selle autol on jälle võrreldes nüüd ära kadunud 3,2-ga, mida on klientidega väga tihti juttu, et see annab kütuse säästikuse päris suures ulatuses, mootori vaiksuse, ehk siis pööred hoitakse väga heas vahemikus ja muidugi ka suurematel kiirustes kütusekulu kokkuhoid, mida siis jälle just tingib see sama 10 käiku. No kui sinna sisse piiluta, siis isegi enne, kui sa sealt veel ukse lahti teed, jääb silmu rooli peal see punane triip, mis on iseloomulik ralliautodele, et see on ka kindlasti mingi märk. Mina nimetaks täna Raptorit siis ka nii-öelda kähkusõidu autoks, ehk siis kuna see auto on, kellel on silma hakanud YouTube'i videotes, reklaamvideotes, et see auto sõidab väga tihti ka 4 ratast maast lahti, siis juhil peaks olema ülevaade, mis asendus rattad maandumise hetkel. Et see näitab siis tegelikult rataste õiget suunda. Kui palju tehnoloogiat sinna sisse pandud on, palju neid juhi abisid on? No juhi abid on põhimõtteliselt kõik täna olemas tal juba standardvarustuses. Nüüd võib-olla tavapärastest asjad, mida täna Fordi puhul saab, ei saa näiteks Raptorile adaptiivset püsikiirust, mis see tähendab seda, et tal tavalist püsikiirust ei ole. Ja mida ei ole, siis veel ei saa tellida, on ütleme esimese parkkandurid. Ülejäänud kõik igasugused kokkupõrke vältimissüsteemid, rajajälgimised, juhiabisüsteemid, need on kõik tal olemas ja need on standardvarustus. No kuna tegemist on siiski tarbesõidukiga, et siis oluline on ka see, kui palju ta jaksab näiteks haagist vedada või kui palju tohib sinna kasti sisse üldse midagi panna? Seda nüüd on ka väga palju nagu mainitud, et võrreldes nüüd tavamodeliga on Raptoril, ma ei saa öelda nüüd, et tagasi tuldud või järele antud haagise mass, siis Raptori haagise mass on 2,5 tonni, piduritega haagise mass, kandevõime kõigub nüüd siis seal 550 ja 600 kilo vahel. Siin on muidugi oma põhjus ka, et täna Raptorit ei saa tõlgendada või ütleme võrdsustada siis tavapärase tarbesõidukiga. Tegemist on ikkagi elustiili autoga ja selle jaoks on see auto super. Proovisõit auto on meil olemas. Proovisõit on kindlasti eelneva kokkuleppe alusel. Tarneaegadega on paraku nii nagu Raptoriga eeldud oli, et tarneaeg tänase kogemuse põhjal räägime ilmselt kuni aasta. Aga paika peab alati ka see tõde, et mida kiiremini ära tellida, selle kiiremini kohale jõuab. Kõigepealt ma pean ausalt ütlema, ma ei ole ammu nii põnevil ja ärevil olnud kui seekord, kui on võimalus sõita
Fordiga ja mitte lihtsalt Fordiga, ma ise sõidan ka juba, ma ei tea, 4. või 5. Ford mul on, vaid selline tõeline, nagu nad ise räägivad, badass kastikas. Kui ma mõtlesin, et huvitav, ei tea, mis siis selle kohta rääkida ja vaadata, siis ma pole siiamaani suunurkasid alla saanud nagu päriselt. Me oleme siin Saku Männiku karjääris ja see on lihtsalt selline lust ja lillepidu selle autoga sõita. Võid ju küll lugeda nendest erinevatest brosüüridest, et sellel on see asi ja see asi. Aga see, kui sa reaalselt tuledki siia liiva peale sõitma, see tee on nii konarlik siin, aga selle auto vedrustus on nii super, et sa lihtsalt niimoodi sujuvalt lähed nendest rööbastest üle ja seal ainult on suunurgad on kõrvuni. Proovisime veel erinevaid režiime. Tavaliselt mind nagu väga ei huvita, sellepärast, et minu meelest need on siuke, et paned ühe ja las ta jääb. Siin on selline sõidurežiim nagu Baja või Baja, selle kõrbest tulnud režiim, siis loomulikult liiva peale tulles tahtsime ju seda ka proovida. Et ma räägin, see auto on tõeline nagu väike lõbustuspark, et sa lihtsalt istud siia sisse, lähed, sõidad ja täiega naudi. See auto on kindlasti üks pilku püüdvamaid meie tänavapildis, sest et kui me sellega siia Männikule sõitsime, siis harjumatu oli see, et ma ei ole varem niimoodi kastikaga linnas sõitnud ja et gabariidid. Päris raske on nagu aru saada, et kas sa nüüd mahud oma kastiga siia vahele või sa ei mahu. Et see küll natukene vajas minu puhul harjumust ja kui mõelda seda, et siin on 2-liitrine mootor, siis uskuge mind, sellest on küll ja rohkemgi veel. Ja vaatamata sellele, et tegemist on kastikaga, ma võin kinnitada seda, et sa sõidad täpselt nagu sõiduautos või mingis linnamaasturis, ainult lihtsalt palju kõrgemal. Ma võin öelda, kõrgel istudes on nagu väga šef, eriti veel kui valgusfoori taga oled, siis sa tunned ennast sellise eriti suure ja uhkena.